kodutribüünides mängida ja toetust nautida ja seal siis ikkagi saadi 290 inimest ka. Rahulikult võtavad omad positsioonid välja ja siit jälle paha eksimus on ja siit on võimalik Transil tulla. Valner kas võtab ära ja võtab. Kohe ikkagi pilk värava poole, hästi leiab Kirsi. Kirs Liivakule, Liivak hästi. Täpselt värava ette ja sealt takistamas on Beglaršvili. Hea pall tegelikult tuleb ja jõuab ka Peetsonini. Peetson hästi võtab maha, lööb ja on olemas. Kenasti võtab mees palli maha ja sealt ei ole küsimust, kas isegi parema jala välisküljega, selline mitte üldse tugev löök, aga täpne löök ja Udžel, kes ise ka ütles. Ja nüüd näeme ka, Sakarljuka on minemas, Sakarljuka jätab ja sealt hästi, trahvikasti veel, Valner jalatõrjega toob selle palli ära. Trans sellisele Levadia vastu mängib pigem siis kaitsasuunitlusega, püüab just nimelt, kui siit on hea võimalik lüüa ja on olemas Kirss. Võtab siit oma 10. värava ja samamoodi andke mehele üks väike võimalus, ei ole tugev löök, aga väga täpselt sinna. Aga noh, need ka võib-olla natukene vanemad uudised, kui siit Valner tuleb suure lennuga ja siit lööki ka veel tuleb veel. Ja siit ikkagi klaaritakse lõppude lõpuks ära hoopis teistmoodi. Põvin ja Toštšev on siis mehed, kes on meil abitreenerid, aga sellest ei ole vahet, sest tuleb Liivak ja võtab siit ikkagi veel ühe ära. Treenerid võivad Narva Transi poole pealt rääkida, mis nad räägivad ja apelleerida, millele nad apelleerivad, aga selge on see, et kaotas eksimus tuleb Transi poole pealt ja nüüd Liivak leiab Beglaršvili, võib-olla pall natukene selja taha jäi ja sealt tuleb peaaegu oma värav, aga siit luba ka antakse. Beglaršvili, pall trahvikasti ja sealt jälle puhtaks see pall klaaritakse ja Adžiri lööb ja meeste vahelt natuke tuli. Siit olukordi lubavaid veel võib-olla tuleb ja on nii ja Kirss saab siit oma teise. Loksutati, uinutati seda Narva Transi ja sealt ikkagi see 4. tuli ja nime, aga kes marjadega tegeleb, siis tundub, et Hannes Anier ilmselt neid marju ei söö, vaid sööb liha ja siit tuleb löök, aga läheb mööda ja loodab, et seal võib-olla kaotavad palli ja siit Adžirile see pall lõpuks jõuab, Adžiri nüüd, Adžiri lööb, aga lööb mööda. Aga selge on see, et Levadia, ei saa öelda, et päris tormihoiatus siin on olnud, kui siit liigutakse Transi poole pealt ja siit on pennal. No nii, kas saab ikkagi Trans siit ühe kätte, ei suuda või mitte. Sakarljuka lööb ja lööb kindlalt ära ja selle mehe jaoks on see 6. värav Premium liigas. 1-4 Narva Transi poolt vaadates lõppeb see mäng ja mängu lõpuni ikkagi mingisugust pinget oli ja võit Levadiale tuli. Muidugi natukene kurb on, et siin lõppude lõpuks lasti endale üks ära lüüa.